No nii, tervitus kõik Mahfishingu kanali jälgijad. Siin siis järjekordne projekt. Seekord siis minu enda tellitud ja müüdud paat. Ehk siis Mahfishingu käest saab ka Alba paate osta. Hetkel laos kohe olemas üks 570. Alba 570 siis. Nii et kel huvi, võtke ühendust. Ei tea kauaks laos on. Aga see selleks, see siin on Alba 460 side console ehk ühepoolse konsooliga ja mina siis paigaldasin siia ka tehnika. Nii et kellel huvi Alba paatide või Humminbirdi või Mingota või Marinaki asjade vastu, siis mahfishing.com või kirjutage info@mahfishing.com ja kõiki neid asju saab. Aga vaatame, mis siia paadile külge sai. Nii, alustame siit algusest. Vints sai pandud siis siia koos päikesepaneeliga. Enne oli tavaline siis käsitsi. Nii, vöörimootor, Mingota lipulaev, Instinct Quest. See on siis see, mis läheb puldist piu sisse. Ise ei pea midagi tegema. Vot. Numbrid on veel külge kleepimata. Need on laua peal. Vot. Päramootor Yamaha 70. Ja see on veel nii pullasi, et see on selle hydraulilise juhtimisega. Nii. Boatbuckle'i kinnitused loomulikult hoiavad paati käru peal. 2 tükki on siin taga, 1 on ees. 2 laivandurit, millest siis 1 on mõeldud siis landscape'i. Näevad läbi mõtlemata. Juhe on liiga pingul. Ehk siis landscape'i panna ei saa. Tuleb ümber teha. Aga muidu 2 laivandurit. Selleks ka 2 ekraani ja siia ette tuleb veel 1 ekraan, aga ronime sisse paadis sees. Ehk siis 2 ekraani, Apex 16 tolli ja Explorer 12 tolli. Nüüd 16 tolli ekraan, ei pea olema nii suur, aga ta on väga mugav. Eriti kui tahad pilti jagada 4 või näiteks 2-3, et kaart, allavaade, sidescan, mis iganes. Või siis ühel suuremal ekraanil on landscape mode, laivi oma, ja väiksemal on siis ettevaade. Ja siia siis tuli ka Navionics Platinum pluss merekaart. Ja see jalg on S-Pointeri Target Lockiga versioon, ehk siis sellel on pedaalid ja tegelikult lisaks on sellel ka pult. Nii, johkaidi, mul on nii äge statiivne, mingi demo.com. Mis veel Alba paatidel, aga mõnus. Tagumised istmed, praktilised, mõnusad klapid kokku. Siin all on ka panipaik. Siin on väike panipaik. Teine iste samamoodi. Mõlemal pool on jälle fail. Mõlemal pool on ridvoidjad, 260 ridvad mahuvad sisse. 1 on siin pool, teine on teisel pool. Seal on mootoriaku. Siin on Livevel eluskala mahutus. Mis on veel siin paadil, mis teeb elu mugavaks, on Victron Energy laadimissüsteem, ehk siis pistad juhtme pistikusse ja laeb sul akut täis. Ja laadijad on siin ja praegu toimubki laadimine. Nii, akud on suured,
seega pidin ühe aku mahutama siia kaitsega ja teine aku siia. Mõlemad 100 amprised, üks 24 volti ja teine 12. Ja siin paadil on veel, siia ette tuleb see jalgratta stiilis püügiiste, mis on siin, mingi avamisrõõm jääb ka omanikule. Muidu mina kõik asjad lahti siin teen. Ja siis lisavarustusena selline dušš, mis käib siia taha. Ops. Ja pumba saab sisse lülitada siit shower. Ja siia ma panin lisanupukese, millega läheb siis see kaugtuli tööle, mis sai paigaldatud siia vöörimootori alla. Ja tegelikult sellepärast saigi võetud see Marinaki vööriplaat, et selle külge oli jube mugav seda proset kinnitada. Noh, oleks ka midagi muud ilmselt välja mõelnud, aga kuidagi tundus kõige loogilisem selline lahendus. Nii ja siia ma tegin sellise väikse alajaama, et siit läheb siis seadmetele vool ja siin on siis switch, kus siis kõikide ekraanide taha läheb siis kaamel, et sa näed ühest ekraanist teise ekraani pilti. Vot. Ja siis kui sa Alba paadi ostad, siis saad sellise trampimütsi ka kaasa. Ainult Alba kirjaga. Nii et kellel on huvi endale Alba paat soetada, siis saatke meil või helistage. Ja kontaktid leiab www.malfishing.com lehelt. Ja samamoodi Humminbirdi tehnika või Mingota tehnika ja kui vaja, siis lähme vee peale ja õpetame selgeks ka, kuidas kasutada. Vot. Ma ei tea, kas ma mainisin, jah, siia ette tuleb veel. Mul on see luuk lahti, sellepärast, et need lähevad soojaks, need laadijad, need sinised. Et siia ette tuleb veel üks ekraan. RAM mountsiga ta siia külge tuleb, üks 12-volline ekraan ja see on siis netikaabel ja toide. Ja kui vaja, saab siia veel ka paadi anduri tuua, aga hetkel tegelikult selleks vajadust ei olnud. Vot, aga esimene ekraan enda paadil sai ka pandud, esimene ekraan on väga mõnus, eriti näiteks kui sa püüad siin jalgratta stiilis püügiistme peal, tiksud siin ees, siis näiteks meres tahad teada, mis sügavus on või näiteks näha, ma ei tea, külgvaadet, mida iganes, siis kogu aeg pead jooksma ekraani taha. Aga samas on jube hea sinna ette kõik pilt peegeldada, nii et siuke äge komplekt sai. Vot. Ja mis ma unustasin mainida, Marinaki amortiseeritud iste ka. Selle istmega nüüd on veel selline asi, et siit on puudu Springfieldi istmealune plaat, mis võimaldab siis istet ette taha liigutada või pöörata. Vot. Aga muidu täitsa äge paat ju. Alba paadid on üldiselt väga hea kvaliteediga, vaip on väga korralik siin peal. Ja kui keegi tahab, siis seda vinüüli saab ka ette, et ei pea vaibaga võtma. Vinüüli oluliselt lihtsam hooldada, aga vaip on mõnus pehme. Et vaiba peal on tõsiselt mõnus näiteks põlvili olla, sest ta on lihtsalt pehme ja samas tegelikult, kui sa päev otsa püsti oled, see on vahe sees, kas sa oled kõva peal või natuke see pehmema peal. Vot. Ongi kõik, ma arvan, et näeme järgmises. Tšau!